kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige kapilikum saade siin sellel mulle kamaral, sest ei me tule küll kapist välja, aga me hakkame arutama, kes on iga NBA tiimi, neid on kokku 30 tänasel päeval. Kapp ehk siis aegade parim või siis the greatest ja see võib tähendada erinevaid asju, sest nimelt kui sa ütled, et aegade parim, siis mõni mõtleb selle all taset, mõni mõtleb selle asemel lojaalsust ja klubiga koos võidetud asju, mõni mõtleb selle all ka emotsionaalsed mõõdet selle all ja ühesõnaga see võib tähendada täitsa eri asju iga mehe jaoks ja sellepärast me leidsime, et tuleks täitsa huvitav saade, sest kuigi on tiime, kelle puhul on kapp üsna selge, näiteks ma arvan, et mitte keegi meist ei hakka vaidlema vastu, et Chicago Bullsi kapp on Michael Jordan. Siis on ka neid tiime, kelle puhul võib vaielda päris pikalt, et kes on ikkagi see mees, kes on selle organisatsiooni au ja uhkus ja hing. Aga kas meil on, tere ka minu poolt, kas meil on ees põhimõtteliselt üks tabel? Ja sa siis, see tabel on siis, mis tabel see on? Räägi see tabel on see, et on olemas sükene sotsiaalmeedia platvorm nagu Reddit ja siis seal on sükene NBA, ma ei saa öelda gurmaanida, ütleme nii, et natukene tõsisemate fännide kommuun, kui pühapäeva fännid, aga siiski suhteliselt tavalised fännid, NBA Talk, ehk siis NBA jutt. Ja seal on siis üks tarkpea tegi koos ChatGPT analüüsiga siis valmis tabeli, mis siis ütles, et igal tiimil on järgmised kapid ja loen siis hästi. Ei, aga lähme ükshaaval. Üks tiima all. Ikkagi rastet, aga see Reddit näiteks, see sõltub väga palju sellest vanusegrupist ka. Natukene. Ja, sest et paljude klubide puhul ei ole see nii selge, nagu on Bullsil ja mõnel teisel klubil. No ja seal mingi tablitšekke ja mehi annab mäletada, vaata. Annab mäletada, aga no ütleme nii, et ma ütleksin, et suures pildis sai see GPT analüüsi ja täitsa okei tulemuse. On küll mõningaid kohti, kus vabalt võime vaielda temaga ja vaidlemegi, aga hakkame kuskilt pihta, hakkame siis Atlanta Hawksist kui tähestiku algusest pihta ja seal leidis siis see fänn koos tehisaru abiga, et selle organisatsiooni kapp on siis Dominique Wilkins ja aga lepime sellega kokku, et kapp, aga me proovime mõnedel klubidel leida ka nagu alternatiivis või honorable mention, et mitte jätta kõrvale klubide teisi legendi. Ja kuna mina teen ka sükse ettepaneku, et ärme nagu näiteks sama Atlanta Hawks, et tegelikult ta ju kolis Atlantasse, ta alustas hoopis teisest linnast tegelikult, St. Louis'ist. Ja siis seal oli sükene mees nagu Bob Petit. Kahekordne finaalide MVP. Ühesõnaga väga dekoreeritud mees 50-ndatel. Aga kuna ta mängis teises linnas ja ta mängis ka ajastul ta oli kohe peale Mr. Basketballi järgmine domineeriv ja alumine. Ja pärast George Mikanit ma saan Mikanit, jah. Et siis ma pakun, et me temasugused mehi ei arvestaks, sest ta mängis teises linnas ja NBA oli väga teissugune 50-ndatel, kui ta on seda oli 80-ndatel. Et mina arvates Dominique Wilkins on väga väärine mees olema see Mr. Hawk ja kui ma hakkan mõtlema, siis ega ma kedagi teist naljalt ei oskaks nimetada, et Al Horford jääb selle tasemele alla. See oli ainukene suke klubi minek Atlantal, vaata kui neil oli 4 All-Stari korraga. Vaatamata sellele Wilkins on no-brainer Atlanta puhul. Eriti arvestades ütleme nii, Trae Young alustas hästi. Come on, ärme hakka sinna minema. Okei, aga ma just ütlen, et Trae Young oli trajektooril esimese 5 aastat. Kus võis selle peale mõelda. Ta ikkagi 5 tiimi idafinaali väga kiiresti. Ja see oli esimese 5 aasta sees. Et see oli tal hea algus. Siis lähme edasi Bostoni juurde. No seal, ma arvan, et keegi ei saa väga tõsiselt vaielda, kuigi tegelikult siin on üks maailmavaateline dilemma. See mees, koos siis tehisaruga leidis, et Bill Russell on see Mr. Celtic. Ja ma arvan, et nii mõnedki ikkagi fännid vaidleksid natukene, et Larry Bird võib see sõltub nüüd sünniaastast. Ei sõltub ainult sünniaastast. Okei. Nii. Suure Larry Birdi fännina kiristan hambaid, aga ma pean ütelda, et Bill Russelli vastu on võimatu, nagu lihtsalt on võimatu. Mehele ei sõrmi puudu, et millest sa räägid? Ta on Mr. NBA. No jah, selles mõttes, et seal paraku ei ole seal millestki rääkida. Tahaks hirmasti pussida Larry Birdi. Ta on kindlasti tugev number. Miks mitte Bob Cousy? Ei, come on, 11 sõrmust.
no Kuusil oli 7 domineerivaim mängujuht tollal liigas, aga mitte kõige domineerivam center. Kui me võtame suurim, kui me võtame lihtsalt nagu the greatest, siis sellel võib ka mõelda näiteks popkultuurilist levikut ja ma väidan, et Larry Bird on jõudnud rohkem eri maailma otsuste fännide teadvusesse kui Bill Russell. Ja, Larry Bird oli nagu suurem võib-olla nagu isiksusena kui ta käis Barcelonas, eks, globaalses mõttes, aga Russellil on ju see, et mis ta tegi väljaspool kõõrpalli ja ameerikalase jaoks. Ma ütlen, et meie siin fanattidena saame sellest aru, aga ma arvan, et kui sa nagu lähed kuskil Texases rääkima mingisuguse Joe'ga seal, siis ta ütleb Larry Birdi, ma tean küll, Larry ja Magic on ju, aga Bill Russell, no jah, ta oli jah seal kuskil ammu. Mina ütleks nii, et Bill Russell päästis Ameerika, päästis NBA nii Ameerikas kui globaalselt, aga lihtsalt ajad olid teised, sest et Bill Russellil oli vaja päris räme müür maha lõhkuda ja see tegelikult Auerbach tegi seda. Et see oli see esimene müür, et üldse mustanaarti võetud mängima. Meil ei ole mõtet vaielda, Bill Russell on jah. Kuigi ma ütlen, et seal on nagu neid nimekaid mehi on oi kui palju. Oi kui palju. New Jersey Nets, kaldkriips Brooklyn Nets on pandud ja siin esimene kord, kus ma tahaks päris nagu isegi vaielda, Julius Serving ja ma saan aru, et see on pandud natukene aba pealt tegelikult, eks ole, kus Dr. J tegi tegusid päris palju, aga kuna me oleme ikkagi NBA saade, mitte aba saade, kuigi aba oli väga tubli ja tugev liiga omal ajal, siis mina tahaksin öelda, et siin ma paneksin ikkagi Jason Kiidi. Ma mõtlesin esimesena ka Kiidi peale, et Kiid ikka ju enamus karjääri oli ju seal ju tegelikult. No ta viis Netsi finaali. Ma saan aru, et see oli väga ühekülgne finaal, kus Tim Duncan ja Spurs tegid, mis nad tahtsid enam vähem. Siin Juliusel on natukene see Russelli stiilis olek, vaata, et sest et tema oli, vaata see... Ei, see on abaliiga, selles mõttes, et see on ikkagi abaliiga. Ja teine asi, kui ma isegi ei paneks seda teiseks ega kolmandaks seal, et see on nagu neid mehi, kes on läbi käinud, on väga, Petrovic. Eurooplaste jaoks kindlasti. Petrovic on see minuga eurooplase jaoks. Kus klubis üldse tegelikult, Irvingul ju NBA säravam mängud oli üldse Sixersis. Philadelphia's. Jah, eks ju, et siis hoopis teise klubi. Aga kas te olete nõus, et Kiid või näete siin kedagi veel üldse mingi variandina? Kas Kevin Durant on ka äkki valikus? Ei ole. Okay. Ennem juba Vince Carter. Seal peab ikka olema, sest et Kiid oli 10 aastat. Sa pead ikkagi olema selline cornerstone pikalt, vaata. Tore, me oleme selles... Minu mõnest, kas ta leading scorer oli selle hetkeni, kui Brook Lopez läks mööda, Kiid oli leading scorer. Ja ma tahtsin öelda, et kui Kiid ei oleks, siis ma tegelikult tahaksin mõna Lopez sinna. Ma saan aru, et ta oli ikkagi väga kaua aega, ta oli All-Star ka Brooklynist. No õnneks Kiid on, nii et me ei pea Lopez panema. Kui sa võtad Lopez või Irvingu, siis on juba keerulisem valida. Nii, Charlotte Bobcats/Hornets ja me ei pea siin silmas 90, ütleme nii, et see Charlotte'i klubi ajalugu on päris käänuline ja käänude rohke, et sa võid sinna panna küll Larry Johnsoni, kui sa väga tahad, aga ma ütleksin, et tegelikult on need kaks natukene erinevat organisatsiooni, tegelikult on see 90. Hornets ja see 10. Bobcats Hornets. Kui me nagu paneme need kaks kokku, siis ma ütleks, et Larry Johnson on isegi täitsa šanss olla selle tiimi kõige dekoreeritud mängija, aga kuna mida? Miks? Ta oli omal ajal niisugune nagu niši staar, ütleme nii. Et nüüd on isegi All-Star enamik, paar korda vist sai äkki. Mulle see AI valik pigem meeldib. Kemba Walker meeldib. Ja see on loogiline. See on õige. Ta on kõige aegade skooringu liider on veel või? On. Veel on, aga seal nüüd uued vennad tulevad järgi. No nüüd ongi, et ma arvan, et see on üks kõige lihtsamaid kohti, kust võtta see kuninga kroon endale tegelikult. Olgem ausad, Kembast ei ole nüüd liiga keeruline. Sul on vaja lihtsalt vedada meeskond play-offi teise ringi. Või kui finaali vead, siis on raudpolt. Sul on vaja vedada tiim 2 korda järjest play-offi. Ja ongi juba olemas. Ja ma arvan, et Lamelo Ball või Brandon Miller või Conor Knüppel saab sellega ühel hetkel hakkama. See oli üks meeldejäävamaid ja veidramaid, kui nad oli esimene ring, oli see, et Kemba vist veel mängis ja Al Jefferson oli vigane ja siis ta lihtsalt lonkis. Nad said ikka 4-0, aga lihtsalt... No seal oli ka see, et mingisugune lilla ranitsaga mees hakkas tülinorimat Wayne Wade'iga ja siis Wade ütles
oota, minuga norid tuli või? Sa vist ei mäleta, mis juhtus nagu 2006 ja siis Veid hakkas järjest lammutama. Nii, Pulsiga me läheme üle, libiseme kiirelt. Sellepärast, et AI on pannud sinna Michal Jordani. No see, et selle jaoks, et saaks aru, et see on AI. See oli Vene AI, Mihhail. Reformierakonna AI. Aga... Palju teil seal neid Mihhail on? Räägi ära. Siis Cavaliersi puhul ka tegelikult mingit nagu küsimust ja debatti ei ole, selleks on LeBron James ja mitte keegi teine ei no enne polnud Cavaliersi olemas. Ei no oli küll, oli. Ära nüüd Mark Price'i ja Brad Dohertit nagu liialt nagu sõima, eks ole. Ja tegelikult kui ütleme nii ka Spida ja Mobley on täitsa tublid olnud. Aga sellega seoses on mul küsimus. Kui Spida toob tiitli ja siis on endiselt LeBron James, olgem ausad. Aga kui Spida toob teise tiitli, no siis on ikkagi LeBron. 2016 finaal on nii kuradi ikooniline finaal. Ja mõtleme nüüd selle peale, et mitu korda nad finaalis käisid. Ja 4 aastat järjest läksid finaali. 4 aastat järjest finaali. Kus asub Akron? Clevelandi eeslinn, kõik. Jah, lähme edasi. Siis Tallase puhul ka, ei ole väga ütleme nii, et Luka oli okeil trajektooril. Ta oli okei trajektooril, aga see trajektoor lõigati lühikeseks. Aga ma ütleksin, et lõigati maha. Lõigati maha, jah. Rahvas oli nõus, et ta seal vaata leiab selle ühe tiitli ühel hetkel. Ja, just. Sest et Novitski tiitlini oli pikk ja käänuline. 2006 käisid ära ja siis oli palju vahet, oli 5 või 6 aastat. 5 aastat vahet. Ja siis ta tegi MVP ka, eks. Yeah. Aga siis MVP ta tegi 2007 ta tegi MVP 2007 ja ta langes kohe avaraundis välja MVP. See oli piinlik. See oli piinlik, jah. Aga ma ütleksin, et Cooper Flag on näidanud piisavalt potentsiaali, et tal on mingisugune õrn lootuskiir kunagi Türkist ette. Jaa, aga ta peab võtma selleks 2 tiitlit. Mul on... Kui sa ühega teed, siis sorry, see on Türk endiselt. Jaa. Aga 2 tiitliga on võimalik. Mul on teile hea küsimus. Kelle meeskond oli... Ja ikkagi 15 aastat, umbes 15 aastat Tallases. Kelle meeskond oli kehvemas seisus, kui nad meeskonda tulid? Kas Türkil või Flagil? Flagil, minu arust. Ei, 98. Tallas sai just, nad tegid selle mingi 10 võitu, nad said 10 võitu lõpus sellega, et nad said Pulsi vastu selle 10. võidu. Ja sellepärast ma ütlengi, et tegelikult oli Tallas mingis mõttes paradoksaalselt paremas seisus, sest sa said alustada põhimõtteliselt nullist. Praegu ma kardan, et see Mavericks on mingi... Teel alla veel või? Veel teel alla, enne kui nad hakkavad üles minema. Finantsiliselt kindlasti on Flagil viletsam see positsioon. Nagu klubi mõttes Tallasel. Siis Denver Nuggets, siin ei ole mingisugust küsimust, et Nikola Jokic on ja jääb Mr. Nuggetsiks väga-väga pikaks ajaks. Kas enne oli Alex English või? Enne oli Alex English tõenäoliselt see mees, jah. Mello. Miks mitte Mello? No, ütleme nii, Carmelo on suurem mängija, aga ta ei vist ei mänginud liiga pikalt nüüd seal Denveris. Carmelo mängis väga pikalt. Ei, ta mängis 9 aastat ju. 2004 tuli liigasse, ta läks New Yorki läks 2011. Jah, ma ütlen, et 2003 tuli liigasse, 8 aastat mängis ainult, ainult mitte väga pikalt. No see on ikkagi päris pikk aeg. Aga vaielda ei ole siin midagi nagu. Vahe on suur ja väga valge. Just, aga lihtsalt mainime auksust ära Carmelo ja Alex Englishi. Nii. Detroit Pistons, Isaiah Thomas... Ja vaata, kust otsast sa tahad, ega on natukene keeruline, kuigi ma ütleksin, et võib-olla kultuurilise mõju poolest, popkultuurilise, võib-olla nagu spordikultuuris, siis ma ütleksin, et Mr. Big Ben Wallace oli ühel hetkel väga populaarne nimi ja väga tuntud nagu oma afroga ja kõik. Ei no see 2004 see Detroit, see oli ka ikka väga kõva, aga see kuradi... 2004 on üks kõige kõvemad tiitlid üldse. Ei, absoluutselt, aga see Isaiah Thomas, need võtsid pulsi välja. Jaa, aga seal ongi vaata see, et tegelikult üks asi, vaata see kultuur on ja. Kui sa võtad selle Bad Boys Pistonsi, siis seal nagu polnud niimoodi, et üks oli megastaar ja teised nagu näiteks see pulsi puhul 2004 ka mitte Jordanil on ja. Et siis tegelikult selle Isaiah Thomase väljavõtmine sellest Bad Boys Pistonsist on ka siuke, et kui nüüd Kate Cunningham suudaks paar tiitlit teha, eks ole, siis tema on ikkagi selle meeskonna A ja O ja nimi, on ja,
siis me hakkaks rääkima mingit teist juttu lõpuks võib-olla. Ütleme nii, et Isaiah Thomas'e latt on päris kõrge, aga sellest latist on võimalik üle hüpata. Kas on, selleks on 3 tiitlit või? Sotomajoris. 3 tiitlit on või? Aga seda ei tea, ma ei ütleks. Ma arvan 2. Ainukene, mis jätab ukse lahti on see, et tal ei ole 2 Finals MVP. Tal ei ole ühtegi MVP-dki. Jaa, ma tal on Finals MVP mõtlesin igaks juks otsid enne, kui ma ütlen seda oma lollust välja. Aga sellel mehel ei ole MVP-sid ja võib juhtuda, et Kate Cunningham saab selle sel aastal. Aga tal on Finals MVP ja 2,5 sõrmust. 2,5? Jah. Kus see poolik tuleb? Lakers varastas ühe ära, lähen edasi. Okei, sul on huvitavad teooriad. Aga mis siis, kui Kate Cunningham saab MVP ja 2 tiitlit? Siis läheb ette. Siis läheb ette, siis piisab ühest tiitlist ka. Aga ma mainin ka lihtsalt viisakusest ära Jonesi Billupsi, kes tegi Detroitis väga ägedaid sooritusi, esitusi aastast aastasse, mitte üks aasta, vaid mitu aastat järjest. Ja ma mõtlen, kas on kedagi minevikust veel, aga vist ei tule. Seal neid bännereid ju lae alla panna, need Rip Hamiltonid, Wallace'id, kõik. No seal lae all on veel ju Bob Lanierid ja asjad ka. Nii, Golden State Warriors, Steph, ja siin ei ole midagi öelda. Minu jaoks on, ma tahaks küsida, kes teisel kohal on? No ma arvan, et enamik, kes on vähegi NBA ajalooga kursis, ütleksid Will Chamberlain. Rick Barry. Kusjuures me kõik ütleme erineva vastuse, mina ütlen Mullin nagu. Ei, Rick Barry. Seal ükski vend vist ei olnud pikalt või? Rick Barry Curry ongi ainus eluaeg. Mart Julionis oli seal. Ei no Rick Barry on selles mõttes, ma arvan, tegelikult parim vastus Erkel, sellepärast, et ikkagi tiitlivõitja. Finaalid, ta oli enne Jordanit finaalide resultatiivsem mängija. Keskmiselt 41 sanga, no ei noh, okei, ma ütlen ka, et järgmise puhul meil ei ole vist midagi vaielda siin väga aine. Jaa, ma lihtsalt vaatan, et no okei, jah, ta mängis ikkagi Philadelphia Warriors eest rohkem kui San Francisco, ma vaatasin, kas... No aga Wilt mängis ka Philadelphia Warriors. Ma räägingi Wiltist praegu, et ta... Wiltiga me peame üldse valima hakkama, millise klubi eest ta võiks olla, kui üldse. Ja aga kus ta tiitli sai, ta sai tiitli Lakersis, aga seal on konkurents nii suur ees, et ta ei pääse seal jutule. Mõt, mida toob kaasa klubide hüppamine. Aga jah, Steph Curry on ja jääb pikaks ajaks ja ma arvan, et see on üks kõige raskemaid latte, mille üldse hüpvata vist. Bulls ka. No Jordan ja Lebron ja... Ma arvan, et natukene ka järgmine, millest nüüd juttu tuleb. See on lihtsalt nii lege vend, et... Nii ja naa, ma arvan, et temast on võimalik küll lõpata mingil hetkel. Aga Rocketsi ma hetkel ei näe nagu... Veel mitte. Jah, praegu mitte. Aga Rocketsi kapp on Hakeem Olajuwon, me oleme kõik sellega nõus, sellega meil suuri lahknevusi ei tule, kuigi... MVP, 2 tiitlit, kahekordne Finals MVP, see on ja, see on sinna Duncani lähedale. Jah, mina ütlen küll seda, et ma arvan, et Habe saab liiga vähe kiitust selle eest, et no ja, kuulake nüüd lihtsalt ühte argumenti. Kelle vastu pidi Hardeni Rockets võitlema? Versus kelle vastu pidi Olajuwoni Rockets võitlema nagu Jordani vastu. Jaa, aga ei ole Jordan kordagi vastamisi play-offides. Jaa, aga play-offides mängis ta väga tihti. Spurs oli ka. Seattle. Jaa, mida võitis Seattle, mitte sittagi võitnud, noh. No, sest et Hakeem võttis tiitlid ära. See nõrga vastase jutt. Ei, aga nagu päriselt... Hakeem mängis kümnendil, kus olid parimad tsentrid. Me oleme kõik suuresti... Hardeni võit midagi seal. Aga me oleme kõik suuresti ühel meelel, et 2010 teise pool Warriors on üks lebaadegi kõvemaid tiime. Üks kõige rohkem Kudebiine. Mis asja, mis Kudebiin? No ei jõudnud kuhugi. Jah, see Rockets Kudebiin, noh. Me räägime Chris Pauli saab vigana. Ei, aga Rockets oli ainukene tiim, kes pakkus mingisugust nagu närvikõdi selle tiimi vastu tegelikult. No jah, see oli üks seeria, noh. Ei, 2 seeriat ikkagi. No okei. No mina arvan, et tegelikult Harden väärib rohkem kiitus. OKC ikka oli see, kes pakkus mingisugusegi närvikõdi seal, noh. No ma mõtlen, siis kui KD liitus Warriorsiga, mõtlen pärast seda. No siis ei pakkunud mitte ükski mõistmine. Rockets pakkus küll, mis asja te räägite?
Nad olid väljas vigased ju. No, kuule, neil oli vaja 27 korda järjest visata 3 mööda, et Warriors läks ette. No nad olid 7 minutit finaalist eemal. Scott Foster tegi oma elutöö selles seerias Chris Pauli vastu, et Rocketsel ei tekkis võimalust. No, need on need, vaata need could have been lood, noh, räägime sellest Sacramento Kingsist aga me siiaani räägime Utah Jazzist ka väga hästi 90-ndate võtmes. Ja ma ütlen, et Rockets, kes mängis Warriorsi vastu, on palju kõvem tiim, kui see Utah Jazz oli 90-ndatel. No mina ei tea, 2 tiitlit, ma lihtsalt rohkem ei mõtleks. Aga teine asi on see, et ma ütlen, et hetkel, kui sa räägid nagu Harden on ja fine Harden, good, aga ma ütlen, et hetkel ikkagi seal Olasianiga on valge selge. Olavuzon on esimene, aga ma ütlen, et Harden on väga kindel teine. Kindla suure vahega teine ja siis tema taga on väga tühi maa, aga läheme nüüd järgmise juurde, mis on palju huvitavam minu arust. Indiana Reggie Miller on siis... Sellega võib praegu nõus olla, aga ma näen väga tugevat potentsiaali, et see nimi võib sealt ära minna. Halliburtoniga või? Oh yes, sest et Reggie Miller ka ei võitnud. Reggie Miller ei saanud isegi väga tihti all NBA tiimidessegi. Nii, aga Halliburton on tegelikult sama palju või sama kaugele jõudnud selle meeskonnaga nagu Reggie Miller, ehk ta jõudis finaali. Ja idafinaali ka. Ja, aga ma näen seda varianti, et nüüd kui Zubats on ja seal on tehtud muutused ja nii edasi, siis ma näen just kui varianti, et see võistkond järgmisel hooajal olles täis jõus, võib olla lootust ja on, hakkab hambaid näitama nagu kogu liigale. Ja üks tiitel ja see Reggie Miller on sealt kadunud nagu sita puru. Absoluutselt, aga ma ütlen, et kas Reggie Miller nii rasket vigastust läbi tegi kunagi? See ei puutu praegu. Ei, ma arvan, et Henry mõte on see, et me tegelikult keegi meist tänasel päeval ei tea, mis tasemel Tyrese Halliburton tagasi. Me peame vaatama natuke. Ja ma ütlen, lihtsalt uks on lahti praegu. See on meeskond, kus uks on pärani lahti. Nagu ka järgmises võistkonnas. Ma mõtlen, kas Indianast on kedagi veel, kas me unustame kedagi minevikust ära Indianast või? Kas enne oli Paul George see vende? Jah, Paul George oli tegelikult kusjuures see on hea point, sest Danny Granger ja siis oli... Ma saan aru, ka Paul George ju tegelikult vedas selle tiimi päris mitu aastat järjest idafinaali. Päris mitu aastat järjest, et noh. Jaa, aga endiselt Halliburton ja Miller on temast ees, siis nad vedasid ta finaali. Paul George oli kõvema tasemega mängija. Oli tegelikult kui Halliburton. Ta oli ikkagi, temast räägiti kui potentsiaalselt MVP-st. Ja jäi kahepoolne mängija. Kahepool mängis mõlema pool platsi väga hästi. Halliburton nii kahepoolne... Ei ole üldse. Erinevad bossid ka nagu natukene. Ei no ma saan aru, aga üks mängib kahepool platsi. Ja kabarid on erinevad, sa vaata, kuidas ta katab mängu juurde. Mis sest, loodus ei olegi võrdne. See on natuke väike utreerimine. Nagu ka kohtunik Vile pole ka võrdne. See on väike utreerimine, aga parima päeva Paul George'i kartis ka LeBron põhimõtteliselt. Sest ta oli ikka väga rets vend, 6-8 see USA süsteemis, jõuline. Nii, aga lähme siis Clippersi juurde ja seal on mees, kes pagendati ära sealt viimasel hooajal ja ei tea, mis temast saab, kas ta saab kuju või mitte. Chris Paul on Mr. Clipper ja... AI arvates. Minu arvates ei ole. No, kas sa paneksid Blake'i sinna või? Jep. Esiteks, teised olid läinud, tema oli seal veel. Ja Blake oli selle klubi ainukene esimene valik. Ja ma arvan, Blake oli suurem mäng, selles mõttes nagu ta oli nagu... No jah, see on mitte suuruselt. Mitte suuruselt, vaid tal oli suurem mõju ja kohalolek meedias, ta oli nagu rohkem staarilikum mängija kui Chris Paul mõnes mõttes, ta oli dunk contestidel, ta tegi show'd, ta tegi komöödiat, ta oli nagu meeldivam kui Chris Paul. Ja ma arvan, et ega seal muid variante oli, Elton Brand on ainukene kolmas. Bob McAdoo. No jah, siis me räägime väga kaugele tagasi. 80-ndate algust ta sai isegi põhiturniiri MVP. Mida Clippers võitis 80-ndate, mitte midagi. Siis enne oli San Diego üldse või? Jah, aga ütleme nii, et Chris Paul ei ole vale valik, aga ma kardan, et Blake Griffin on LA Clippersi fännides rohkem armastatum kui Chris Paul. Mina paneks Griffini sinna, selles mõttes, et reaalselt paneks... Aga kuhu te paneksite Kawhi? Vaat see on küsimus.
praegu veel ei pane kuskile, sest et ta ei ole veel oma viimast sõna Clipperile. Aga Kawhi ja Paul George olid nüüd esimesed, kes suhteliselt lõpuks selle tiimi vedada kaugemale kui play-offide teine round. Ainukesed, kes on seda suutnud. Nad vedasid selle tiimi lõpuks ka läänefinaali ükskord. See on kõva sõna kindlasti, et sinna on raske jõuda. Jaa, aga see siis pead nagu need tandemina panema sinna, sellepärast et Kawhi oli vigane läänefinaali. Jaa, aga nad kustutasid nagu sort of teineteist Neil oligi vahetustega tööd, üks tuli ja oota, kui nad käisid seal finaalis, siis oli Hardeniga koos, eks ju? Kui oli ilma või? Läänefinalis oli ta Paul George vedas seda satsi. Jah, just, et siis ei olnud ju Hardenit ka. Patrick Beverly, jah. Sest Kawhi oli katki läänefinaalis ja Paul George pidi seda rasket tööd tegema. Aga lähme siit edasi. Lakers ja vaat see on üks kõige põnevaid dilemmas, et tegelikult, sest OAI pani küll siia Kobe, kelle popkultuuriline mõju on kahtlemata kõige suurem nendest Lakersi staaridest. Kas või tema nagu hitilmast minek oli väga suur tragöödia. Küsimus on Karimis, eks ju? Spordiilmas. Ei, küsimus on Magicus. Küsimus on Magicus, sest kes tahab Magicut panna Kobe'ist ette poole? Mina isegi tahaks, sest Magic oli see, kellega kõik algas. Showtime. Ei, no ei alanud Magic, Showtime algas Magicuga, aga enne seda oli ka see klubi nagu... No nad ei olnud Showtime. Nad ei olnud Showtime, aga nad kurat Kobe'iga, nad ei olnud ka mingi Showtime. Aga ei, nad ei olnud mingisugune tiim tegelikult. 79 lääne finaalis. Aga nad ei olnud nagu kulda ja karda kokku. Ja 81 tuli juba Magic. Chamberlain võitis ühe korra, jah. Siis võitis... See on Kobe. Logo võitis. Logo ju selles mõttes, et ikkagi oli Finals MVP kaotavas tiimis. Aga ühesõnaga, mina arvan, et Magicul on... Magicul on 5 tiitlit. Tal on ju winning time. Tal on nagu popkultuuriline mõju päriselt, ta on Magic. Aga ta on Kobe. Vähemalt võrdselt, nad on ikkagi suhteliselt võrdsetel pulkadel. No ei ole. Postuumselt saab. MVP-sid on Magicul rohkem, palju rohkem. Kummal tiitlid rohkem? Palju rohkem. Magicul on 5 tiitlit ja Kobe'l on 5. Võrdselt. Ja, aga nüüd mõtleme, kuidas Kobe oma viimased 2 tiitlit sai ja kuidas Kobe saime 3 esimest tiitlit. Ei ole nõus. Koos Shakiga, kes oli Finals MVP iga kord. Ja Magicul oli Karim Abdul-Jabbar, kes oli 80ndate alguses vaieldamatult parim pikk liigas. Ja ometi Magic Johnson oli Finals MVP, mitte... Sest et me teame... Ja, aga Kobe on, Lakersi jaoks on Kobe kahtlemata suurem tähtsam ja ei tegi head tööd, kiidan, olge tublid. Ei, ma arvan, kui sa oled LA-sse, siis seal on Kobe, Selle mõttes, et Kobe ja Magic... Kui see oleks link... Ma arvan, kui sa küsid Magicu käest, siis on ka Kobe, No, ma ütlengi... Magic on lihtsalt nii südamega mees, et ta ütleks sulle seda, aga seal on muidugi, ma ütlen, et... Ei, mõtleme seda, ma lihtsalt pakun selle asja. Meil on nii suur vaidlus ja Wilt ei pääse pildile isegi. No Shaq ei pääse pildile. Shaq ei peagi pääsema. Lebron ei peagi pääsema. Meil on nagu liiga palju tiitlite vahet. 17 või palju nad seal kokku võtsid? Küsimus on selles, et... 17, Bostonil on 18. Alati on küsimus nagu selles, et tegelikult nagu kolmas mees üldse, kellest me võiks rääkida, on Karim selle juures. Ja temal on 6 tiitlit. Ja 6 MVP-d ka. Aga mitte... 5 on Lakersiga. No ütleme nii, et vähemalt see tekitas toreda vaidluse. Jah, aga Kobe on õige vastus. Tema ütleks ka nii 600%. Memphises pakutakse siis Marc Gasolli ja ma arvan, et see on täitsa pädev vastus, sest Marc Gasolliga oli ainukene Memphise pikem võiduperiood, Grit and Grind Grizzlies, tema ja Mike Conley olid 2 vedurit seal, kus Zach Randolph ka mainin ära. Ja ma ütlengi, et järgmine, kui sa võtad Marki ära, siis on Zach. Ei, järgmine on Pau, ma arvan. Kedagi ilmselt juvita, aga minu Memphis on Sharif Abdul-Rahim. Vancouver Grizzliesest. Aga ma ütleksin, et olgem ausad, Morantil oli kõik eeldused olemas, et minna ette Marc Gasolist. Ta mängis selle maha. Kes relvadega? Ta mängis selle maha. Tal ei olnud üldse kaugel. Tal oli kõik eeldused olemas. Tal oli umbes ühte edukat hooega veel. Mõtle, kui hea see Memphis oli, kui see Dillon Brooks ja need kõik seal olid olemas. Jackson veel oli terve. Aga praegu on ikkagi Marc Gasol on Mr. Grizzly ja lähme siit edasi. Miami Heat ja see on tegelikult
natukene põnev, kuigi ma ütleks mitte liiga põnev. Mitte liiga. Dwayne Wade, kes on saanud ka oma pronkskuju kätte, mis oli kõige koledam pronkskuju üldse. See kole nagu oled näinud Cristiano oma või? Ei ole, aga see on peaaegu sama kole kui... Cristianol mitu neid. Okay. Ja see Scream filmist on see pärit. Aga Dwayne Wade... Meduusala ka on sama. Kuna ma arvan, et Wade tõi koos Shaqiga muidugi, ma pean ära mainima, tõi selle esimese tiitli Miamisse ja pärast seda aitas LeBronil võita mõningad tiitled, siis küllap ta oli Miami enda draftitud, enda poiss, siis küllap ta on see, kuigi ma ütlen, et ma tean, et mingisugused pinged on tekkinud Wade'i ja Miami vahele, nagu et umbes see, et Wade kuule, kui sa siukse kuju saad, siis... Et Wade läks Utahi osanikuks, eks ole, Utah Jazzi osanikuks, mitte Miamiks. Ja lisaks seal on nagu mõned teemad veel, ma tean, mingi poliitilised teemad, aga see on see... Põlne, kes vaatab praegu seda saadet, tee otsing Dwayne Wade Statue Face ja vaata seda korra veel ja siis küsi AI-lt ka, what do you kuigi ütleme nii, et the greatest on Wade, aga the best on LeBron ikkagi. Nagu selles mõttes, et tema oli ta oli Miami aastatel ikkagi oma tipus. Just see 2006, vaata see ja sellele eelnev aeg ka. Ei, see on Wade. Aga muidugi nüüd siin vanad mehed ütlevad, mehed, kas te Alonsot mäletate või? Ja ainult üks defensive player of the year ja that's it konverentsi. Ma mõtlesin selle peale. Lihtsalt mainin ära, mainin viisakust. Ja lihtsalt, Morningu nagu kõige suurem häda oli see, et ta samas ajastus oli mehega, kellest me räägime 4 tiimi hiljem nagu. Ja tuleb ka ära mainida Mr. Heat pingi peal Udonis Haslem. Nii, ja lähme Milwaukee Bucksi juurde ja siin on Jannis... Kusjuures selles Haslemile võib anda kõigi aegade parima rätikulehvitaja kapi nagu. Võib küll on. Kuigi ma arvan, et Brian Scalabrine, Brian Cardinal ja Nick Collison kõik... Ei ole nii pikalt. Collison oli väga pikalt. Aga lähme edasi. Mr. Buck pigem ikkagi on Jannis Antetokounmpo, sest Karim läks sealt vara ära. Jannis läheb ka kohe minema. Jannis on 12 aastat juba seal. Karim oli seal 7 või 8 aastat. Ei nagu tiitli tõi, Oskar küll, aga ma mõtlen, tiitli tõi ikkagi ju Karim. Oskar oli väga oluline mängija. Ja ta oli vist Clay veel siis. Aga mina ütlen, Jannis on õige vastus, sest Jannis on olnud seal palju kauem kui Karim oli seal ja Jannis on ikkagi, seal oli 50 aastat vahet. Ja ma arvan, et Jannis nagu tuli juba sellel hetkel, kui... Ta on nagu messias seal linnas. Ta on nagu messias, ta on nagu jumal, Ta võib seal kõik osta kokku, kui ta 3 MVP-d ka, see on ikka... 2 MVP-d, aga... Ja tema legacy seal, ta võib teha kõike. Aga samas oli ka Karimile nagu kõik lubatud, kaasa arvatud, kõik vaatasid headatlikult sellele, kui ta läks ära Lakersis. Aga Jannisega samamoodi. Kusjuures, mis ma ütlen veel, et Karim oma karjääri arvestades ta tegi kiirema hea otsuse kui Jannis. Jah, aga kui sa oled tänasel päeval Milwaukee'sse ja siis küsid, kes on Mr. Buck, siis ma ütlen, enam ütleb Jannis. Ta ohverdas linnale rohkem kui Clay Alkindor seda tegi, kes sai siis 5 tiitlit seal Showtime'is, kui talle tuli see Johnsonid ja poisid sinna. Ja ta on lihtsalt niisugune maalähedane poiss ka, mis meeldib Milwaukee inimestele. Aga Mr. Timberwolf ja siin nüüd tekib ühel mehel võib-olla varsti võimalus. Mitte veel, aga kui ta 5-10 aastat veel edasi paneb, siis tal tekib see. Kevin Garnett on praegu Mr. Timberwolf. Kuna seal on light nii madal, siis ma ütlen, et Anthony Edwards juba on. Juba ei ole veel, ma pakun, aga juba tal on vaja MVP-d. Ta on kandadel, ütleme, päris tugevalt kandadel. Jaa, sest et tegelikult ju oma suurimad numbrid tegi Garnett seal Timberwolvesis, ta oli A ja O, aga ju tiitli võttis Bostonis. Kes ta oli vana mees juba natuke. Eriti vana oli, kui ta läks Netsi. Aga me unustame ära, et ta tuli liigasse 7 väga noorena. Aga Garnett, lihtsalt oli MVP, ta vedas Timberwolvesiga siis, kui Timberwolves oli väga noor tiim ja organisatsioon, ta vedas ikka 2004 vedas lääne finaali ja pärast seda muidugi oli mitu aastat play-off põuda, sest Timberwolves tegi seal lollusi selle Joe Smithiga ja muud asjadega ka, aga... Raisati ta ümber seda talenti. Raisati ikka kõvasti Garnetti karjääri. 2005 või ma ei mäleta, mis NBA mäng see oli, Garnett oli 99 reitinguga mängija, ta viskas kõike tegi, absoluutselt. Nii, New Orleans Pelicans, New Orleans Hornets ja siin on AI on ikka
täiesti Puusse nagu pannud, nii suure kaarega nagu vastu puud et tõmmata. nad on pannud siia Chris Pauli. 2 korda siis on pannud ühes tabelis Chris Pauli. Ei, see ei loe, et ta 2 korda on pannud, see on lihtsalt väga vale nimi seal. Kes on õige nimi? AD. Täiesti 0 kahtlust. Ma ei tea. Vaata, kuhu on vedanud see mees ainukese korra, kui see tiim midagi on teinud. Aga tiim, ta ei vedanud kuskile ju. Ta vedas ühe korra koos Holide ja teistega vedas ühe korra teise raundi. No. That's it. Jah. Aga tuleb mõni veel. Chris Paul ja David West tegid seda sama. See latt on üsna madal. Ei, no, AD oli ka A ja O, selles mõttes, et aga ilma temad... ei, ta oli ainult 7 aastat seal. Ainult 7 aastat. Ja Chris Paul oli kui kaua? Ta oli seal 6 aastat. 7 aastat vist isegi. AD on ikkagi AD, noh, come on, noh. Selles mõttes, et numbrid vaata, mis ta seal tegi ja... Mina ütleksin, et Chris Paul on siia parem. Sobib Chris Paul märksa paremini kui Clippersisse. Ma olen Erkiga nõus, et siia sobib paremini. Mulle ja kui rääkida, mis ajastu ma rohkem... David West mulle väga mängijana meeldib, aga see, kui Cousins ja AD olid koos, see oli fun. Aga näiteks Chris Paul oli päriselt MVP vestlustes. Davis pole mitte kunagi seda olnud. Nagu päriselt pole Davis. Ta oli selle hetkeni, kui ta vigastada sai. Iga hooaeg justus sama asi. Iga hooaeg, ma ütlen ka, Davis ei olnud kunagi päriselt, aga Chris Paul oli 2008 literally, ta oli MVP nagu favoriit koos Kobe'iga, noh. See on kõva sõna, jah. Ja pärast seda vist tuligi see, et ta tuleb ju Kobe juurde. Ei, Pauli kasuks räägib see... Ei, Pauliga pidi minema Kobe juurde ja Stern ütles, ei, läks Clippersisse. Ja Paul oli mitu hooaega ikkagi seal MVP läderis top 10 niikuni, top 5. AD on ka olnud nendes jutus nii kaua, kui viga sai. AD on see õige nimi siin. Miks sassi tajata? Ei, Chris Paul. Siia Chris Paul on ikka... Aga meie kuulajad ja vaatajad, pange 6igatgamer.com, mida te järgda, kes on New Orleans Pelicans, New Orleans Hornetsi... Küsimus on see, et kas üks vend saab olla 2 frantsiisi parim? Ei saa. Ei saa, sellepärast ta siin peabki olema eelmine kord tegi AI nahkana. Seal oleks peanud Griffin olema Clippersil. No võt, ja siin peaks olema AD, ei ole Chris Paul ühegi meeskonna, sul kuradi kapp nalja teeda. No igatahes ma arvan, et see pange YouTube chati või YouTube kommentaaridesse või siis meie meilile, mis te arvate YouTube'is chati siin kõrval ei ole pannud kommentaaridesse. Kes võiks olla Pelicansi /Hornetsi parim mängija. Ma ütleksin, et tegelikult samamoodi nagu Morantiga, ma ütleksin, et Zionil oli see võimalus olemas, ta oli superstaar juba enne NBA-sse tulekut, aga lihtsalt keha ja võistlus ei võtnud seda mantlit vastu. Lähme edasi siis New Yorki, kus on pakutud siis selleks kapiks Patrick Ewingut. Ja ma arvan, et Branson ei ole väga kaugel tegelikult. Ma arvan, et Branson, kui ta veaks nüüd selle Knicksi ühe korra finaali, siis tegelikult ta on juba päris kaugel. Ei aita. Walt Frazier. See on isegi parem kui Ewing, ma ütleksin. Ma arvan ka. Ma tahtsin just... Kas see tiitel ei oli ka? Ta on MVP ka. Mis me räägime? Mis kuradi Ewing? Tal on isegi 2. No Ewing oli, ta oli nagu oma ajastu suur staar tegelikult. Ta oli ikkagi ta oli ikkagi see, ütlesid, Jordan, Miller, Ewing, eks ole, seal tulid nagu järjest, kes on need ida superstaarid, aga siis Ewing oli alati seal nagu tippus, et neil oli väga ikoonilised ju lahingud seal Bullsiga. Ewingul on natuke sama, ma ei võrdle neid absoluutselt, aga tal on natuke sama teema nagu Houstonis on Hardenil. Võib-olla. Et Frazier on tiitel, Sest et nüüd on küll 54 aastat sellest möödas, aga... Ja ka Frazier on ka ju pikka aeg olnud New Yorksi kommentaator tegelikult, Knicksi mängude kommentaator ja ta ei, selles mõttes, et ma olen nagu 100%, see oli nagu, ma tahtsin just jõuda selleni. Ja no kui me juba nii vanasse aega läheme, siis nagu peab vist korra lihtsalt viisakust ära mainima Earl the Pearl Monroe, peab ära mainima lihtsalt viisakusest. Ja selles mõttes, et teisel korral on ikkagi Ewing, olgem ausad. Ja ma arvan, et viisakusest ma mainiks ikkagi ära, et tegelikult andis Knicksile üle pika aja superstaari nagu staatuse, Carmelo tegelikult andis mingisuguse sära Knicksile. Ja, tulemust ei olnud. Teine asi on see, et sa küsisid Bransoni kohta, ma arvan, finaali viimisest ei piisa. Arvad, jah? Tiitlit on vaja. Patrick Ewing oli... Kui Branson võidab tiitli veel ka ära? Kui Branson võidab tiitli, siis ta läheb Ewingist mööda sinna Frazieri juurde. Kui ta saab finals MVP sinna kõrvale, siis me räägime võrreldavast momendist nagu. Okay. Siis ta tegelikult selle Frazieriga samas kohas. Ja, Knicksi puhul see nii-öelda teine koht on püütav. On. Ma arvan, Branson latt ei ole väga kõrge. Ewingu latt on Bransonil püütav.
Ewingu Ewingu latt on piisavalt kõrge, et paljudes teistes frantsiisides oleks tema see. No Ewingu häda oli see ka, et ta oli Chicagoga samal ajal. No, Teed haiged, mis lati vahed on ikkagi, ongi võtad Pulsi ja võtad Pelicans Hornetsina. täitsa pekkis, kui suur vahe, nagu see üks latt on kuskil põlle peal, teine on kuskil sealt laes. Ja Lakers näiteks, Lakers me vaidleme selle üle, kas see 1 5 tiitliga vend või teine 5 tiitliga vend või see 6-ga. No lähme edasi, nüüd tuleb siis. OKC-le pakutakse siis AI pakub Kevin Duranti, aga AI kohe selgelt ei saa aru, mis AI on ajast maast. AI ei saa aru, nagu mida terve Oklahoma linn tegi aastal 2016 suvel, kui Durant teatas, et ta läheb Oklahomast Golden State'i, need särgid põletati maha ja need asjad ja ma arvan, et siiamaani ei ole need sillad päris taastatud. AI-le, see vaikselt paraneb see viga, aga vaata, kui AI-s teete otsinguid, siis tal viimane aasta on puudu tihtipeale. No jah, ta vaatab sellest eespool, et võtta, kui sa võtad viimase aasta ära Oklahomal, siis sa võid veel Durantist ju rääkida. Ei, siis isegi siis sa ei räägi Durantist, sa räägid ikkagi mees, kes sai nagu linnavõtme, kes sai oma päeva ja ma ei tea, kõik asjad on saanud, Russell Westbrook on saanud kõik asjad kätte Oklahomast, tal on see linnavõtti, tal on Russell Westbrook Day, tal on kõik asjad olemas, aga ta on nagu mees on üdini armastatud seal Oklahomas. Kui SKA karjääri lõpetab, mis sa arvad, ta ei saa oma päeva? Muidugi, ta on juba saanud. Aga selles mõttes siin, tegelikult ei ole millegi, AI eksis, siin on SKA. Jutul lõpp, lähme järgmise tiimi. Ja ma ütleks, et Westbrook on tegelikult ei ole üldse kaugel SKA-st. Ma arvan, et ta on terve tiitli kaugusel. Ta on tiitli kaugusel, aga nagu Oklahoma jaoks on ta nagu, tema on the first nagu ikoon. Ta oli nagu teeraja SKA-le. Aga lähme edasi Orlandosse pakutakse Dwight Howardit. Ei oleks nõus. Kas sa pakub paari aasta pealt Pennile või? Paari aasta pealt või? Ei, Dwight on õige. Ma arvan ka, et Dwight on õige, aga ma ütleksin, et see on nagu see on konfliktne vähemalt, sellepärast, et tegelikult Dwighti aeg ei ole nüüd siukene aeg, mida kõik Orlando fännid nagu rõõmsalt mäletavad. Shaqi mäletavad. Ei, nagu Shaq oli nii vähe aega seal. No ta oli oma rukiajad kõik ära. No jah, mingi 5 aastat. 4-5, jah. Noh, ja kohe finaalis kõik MVP. 5 aastat. Aga nüüd on see, et mis Shaqil on? Shaqil on Rookie of the Year, üks finaalis käik, üks konverentsi finaalis käik, kõik. Ja Howard käis ka finaalis ära muideks, kui see mäleta. Aga Howardil on 4 või 5 defensive player of the year. Ja ta oli MVP vestlustes ka sees pidevalt. Kui sa valid nagu väljaka kõrvalt endale meeskonda ja sa seisad Howard ja Shaq nagu kõrvuti oma... Õnneks nad ei seisa fänni jaoks niimoodi kõrvuti, et siin vaadatakse seda ja viimane Orlando edu oli ikkagi Howardiga ja... Enne seda oli Shaqiga. Jaa, aga see siis ei olnud... Rohkem ei olnud, nagu seda vahet ei ole. Sul ei jäägi muud üle, kui võrrelda seda ja siis hakata vaatama, kumbad on nagu ikoonid. Mis tiimi vedas Howard finaali ja mis tiimiga sai Shaq finaali? Ja. Seal on väga suur vahe. Nii, aga siis võtame kõrvuti selle, et kas keegi oli üldse nagu kogu maailmas teadlik sellest, et Orlando Magicu nimeline meeskond on olemas enne seda. Jaa, aga ta tuligi liigasse täpselt, Orlando sai expansioni 89. Ja Shaq valiti juba 92 või 91. Ei, mis asja? 90. Nad saidki kohe 89. Ei, Shaq tuli 91. 89 tuli Orlando liigasse ja loomulikult neile anti kõrge valik. Ma olen Howardi paadis, kuigi ma arvan, et tegelikult Orlando... Shaq ei ole ka vale loomulikult. Shaq on väga tubli teine koht minu jaoks ja Penny on võib-olla 3. Aga ma ütleksin seda Orlando puhul, et ma arvan, et see on üks linn. 92. See on üks linn, mis meeleheitlikult otsib vastust, mis ei oleks Howard ega Shaq. Ja, absoluutselt. Nad ju kuidagi vägisi panid esimese särgi nüüd üles või? See oli vist Shaq või? Ma isegi ei tean vastuse võlgu. Aga ma arvan, et ta tegelikult... It's Shaq, come on! Ei, ma arvan Howard. Aga Howard saab mõõtetult tissi, tegelikult ta oli ülikõva mängija nullindatel, ülikõva. Ja isegi 10. alguses oli veel kõva. Shaq domineeris. Howard ka domineeris. Dwight ei Lakersile 5 aastat tagasi tiitli veel oma ründelaudadega. Jah. Pingilt tulles, kuradi Lebron ja Davis tassis. Me unustamegi tema prime'i ära juba. Me unustame ka selle, et Howard oli nullindatel nagu center ja siis tuli nagu jupp maad vahepeal ja väga suur jupp maad ja siis tulid kõik need ülejäänud mehed. Ainuke, kes julges taga pusklema hakata nullindada alguses oligi Big Ben ja kogu muusika. Ja ongi kõik, jah. Okei, Shaq ka veel nullindate alguses võib-olla, aga hiljem
kas seda on kuidagi... Oota, Shaq on teinud ise meeleheitlikult tööd teles, et Dwight Howardit tissida. Pisendada. Ta on ju mega kade olnud Howardi peal, ütles, et Superman, mis kuradi Superman sa oled, on ju, ja ta on ikkagi tohutult, vaata minu arust Shaq on nagu teab, et Dwight ta Howard läks siis närvi, kui Dwight Howard võttis selle Supermani. Sellepärast, et enne seda oli Shaq oli Superman, tal oli siis kuradi logod, värid, kõik on selle ümber kujundanud. See on nüüd natuke lapsik käitumisest, tavaliselt hüüdnimed pannakse, aga Shaq võttis ise selle Supermani. Ja miks siis Dwight ei või võtta? Miks ei võtta? Sest tavaliselt kõik teised hüüdnimed on ikkagi pandud kellegi poolt. Aga ma arvan, et tegelikult, olgem ausad, see Orlando loodab väga, et Franz Wagner või Paolo Banchero võtab selle nagu mantli. Aga neil on raske. Neil on pikk tee veel sinna minna. Läheme edasi siis Philadelphia ja see on nüüd huvitav debatt. Kas Allen Iverson on õige vastus? Ainuke õige vastus. Mitte Dr. J. Dr. J tõi ju tiitlid, jutud, värgid. Kõik. Ja Wilt oli ka seal ju. No Moses Malone oli seal. Moses Malone, ütleme, kui me räägime individuaalsetest tiitlitest, siis on Moses Malone'il on mingi finals MVP ja võiturni oma vist ka. Ma tahan seda öelda, et Wilt ju oma kõige räigemad numbrid tegi ju just Philadelphia aastat. Ja, aga nad ei võitnud. Võitsid. Wiltiga võitsid. Philadelphiaga võitsid ühe tiitli. Nii, mitu võitis Dr. J? Ühe. Ainult 80. Ainult ühe võitis ikka. Ja Wilt võitis Russelli vastu. Bostoni vastu just. Sest et Dr. J-l on ABA tiitleid. Ja ma tahtsin öelda... NBA tiitled ainult üks. Mul lihtsalt, kuna ma korra mainisin Moses Malone'is, siis Moses Malone on Rocket, see oli kindel number 3 Hardeni ja Hakimi taga, aga ma ütleksin, et Wilt on... No aba, jah, kuradi aba, no. Aga ma ütleksin, et Wilt on okei vastus, Iverson on okei vastus, ma arvan, et Iverson on, kuna tal oli niivõrd suur popkultuuriline mõju ja leviks, siis ma ütleksin... No Dr. J-l oli ka, no. Dr. J-l oli ka, aga siis polnud NBA veel nii suur, kui ta oli nullis. Ja nii globaalne. Nii tuntud. Kas see Sixersil on Sixersi need nimed on kõige rohkem kultuuri muutnud vennad ju tegelikult? No mõneti. Wilt muutis seda, see oli enne isegi NBA, tema ju tegi see, et ta läks Kansasesse ja muutis seal seda rassilist profileerimist ka linnas. Kõige hullem nagu, mis AI puhul on mitte Allen Iverson juba siin peab ütlema. AI. Allen Iversoni puhul on see, et see tiim tema ümber oli kohutav, Ega see Wiltil ka eriti. Ega Wiltil seal ka ei olnud midagi ühisata. Aga lihtsalt... Aga Dr. J-l oli tiimi ümber. Moses Malone on väga kõvati. Cheeks ühe peal. Aga ma ütleksin, et ühe nime ta unustab ära, kes tegelikult, kui sa lähed Philadelphia linna ja seal oli ikkagi 7+ aastat öeldi, et trust the process. Embiid oli seal väga hinnatud ja armastatud mänge päris pikka aega. Jah, aga enam mitte. No nüüd on Maxi kord. Embiidil... Aga Embiid sai MVP kätte. Ja ka Iversoni saapad on Maxile suured. Kas Iverson on õige nimi siin või ei ole? Kurat, ta võib seal olla. Aga tal on konkurentsi. Jah või ei? See oli jah või ei küsimus. Tead, ma ütlen, ei ole. Ja õige on... Nii, minu kord... Wilt sai tiitli. Minu kord, kuna mul on üks väga hea sõber ikkagi. Sõber on olnud pikaaegine Philadelphia fänn ja ma küsisin talt, et mis särgi ma tema esimesele lapsele toon. Ta sai just isaks. Siis ta ütles mulle, et too mul Iversoni särk. Sellega on selge. Sul on kes? Ei, no siin ei ole küsimustki. Answer. Okay, mul on kodus on Iversoni särk, nii et las ta jääb. Just olla. Phoenix Suns on pakutud siis Steve Nashi. No 2 MVP-d järjest. Kusjuures... Aga seal oli ju see Barkley poiss. Barkley, jah. Aga ma ütlen seda, et ma päriselt arvan, et Bookeril on isegi šanss. On. Sest tal on juba üks finaalis käik olemas ja tal ei ole väga palju juurde vaja panna. MVP Kelle vastu ta selle võtab? Ta ei saa. Ta ei saa MVP-d. Ta ei saa kunagi MVP. Piisab sõrmusest. Ja kas sa näed, et seda sõrmust lähiaastatel tuleks? Aga kas me nägime teda 5 aastat tagasi finaali saamas või 4? Parim võimalus oli ta Pooliga koos midagi Pooli Eitoniga, aga see on niimoodi. Siin on selgelt uks pärani valla sellele, kes toob sinna sõrmuse. Kes toob selle kuradi plagu sinna lae alla.
ja see vend saab otse kohe selle tiimikappi kuigi ma ütleksin, et näiteks võrreldes päris mitme tiimiga siin siiski Nashi latt on päris kõrge, ikkagi on. No selles mõttes, et see võrdub ainult tiitliga. Et tiitel see ei ole ületamatu. See ei ole ületamatu, tiitliga on see võimalik ületada, aga lihtsalt Nash kahekorrane MVP, tema tõi NBA-sse ikkagi koos Amare ja Matrix ja teiste poistega, tõi sisse ikkagi uue mängustiili koos Mike D'Antoniga 7 seconds or less ja see ikkagi muutis NBA-d päris palju. Seal ma ütlen seda, et kui see tiitlit ei saa, Nashist mööda ei saa. Sest et Nash tegi 2 järjest. Aga kes ütles, et üldse Nash seal ees? Miks mitte või Barkley või Kevin Johnson? Johnson, ei, Barkley on teine minu jaoks ka, aga ma ütleksin Nash on esimene. Sest Barkley oli suhteliselt lühikest aega Phoenix. Jaa, aga Barkley oli üsna domineeriv mängija. Ta oli, aga Nash oli kaua aega Phoenixis. Nash oli kaua aega. Ja, aga kui sul on valida MVP ja finaali... No. Me jõuame siin võib-olla Toronto juures selle vaidluseni ka. Lähme edasi praegu Sacramento Kingsini ja Portlandi vahele. Portlandile pakutakse siis mees, kes tekitas mulle siin ka GPT on minuga nõus, teie pole küllap, aga Damian Lillardi pakub siis GPT. Mina ei ole nõus sellega. Seal on ainult üks nimi, kes saab olla. Ja mina arvan, et GPT räägib õigust, sest kui sa läheb Portlandi, siis küsite, kes on Mr. Blazer ja kõik ütlevad, kas Bill Walton või Damian. Ja väga vähesed ütlevad Drexler, kahjuks. Siin on ainult vastus Drexler, kurat, nagu meil finaalis käis. Ma ei tea, MVP oli ka minu. Ei, Drexler ei olnud. Alguses ei olnud. Bill Walton on ainukene, kes on MVP-d ja tiitlid seal toonud. Mina läheks hoopis ajamasinaga tagasi, lõhuks Nõukogude Liidu ära ja Sabonis oleks seal. Ei, no see on impossible, aga... Ütleme nii, et ka see on latt, mis on ületatav, kuigi nii Walton, Dame kui ka Drexler on kõik päris kõrge latti ikkagi pannud kolmekesi, et ma arvan, et seda võib isegi jagada nende kolme vahel. Dame Lillard ei saa olla see. Saab küll. Miks sa Waltonit siis ei pane? Sest Walton läks kohe katki. Ja lühike karjäär. Aga ütleme nii, ta andis MVP oli ka, ta andis paar head aastat ja siis ta läks katki ja läks Bostonisse, kus ta võitis veel asju ja ühesõnaga Dame on olnud algusest peale, kui see väike Milwaukee väike peatükk välja, ta on olnud Mr. Blazer, ta on olnud algusest peale Mr. Blazer. Ja siis läks ära Paksi. 8 aastaks, elame üle. Aga läks Paksi. Korraks. Kui Brandon läks Paksi. Mis siis oleks? Ei tea, seda kestis nii vähe. Ta nüüd, Brandon Roy oli põhimõtteliselt Bill Waltonist ilma tiitliteta, aga Bill Walton läks ka 4 aastaga läks katki see mees, 4 aastaga läks katki. Selles suhtes, et see latt on kõigil kolmel üsna ühtlane, et sõltub, mis päeval AI, mis tujus on, et aga samas jälle see, et Drexler vedas kaugemale. Kõik nad 3 on valitud NBA 75 parema mängija sekka ja ma arvan, et ma ei ole sellega nõus. Drexleril ja Lillardil on üks sarnasus minu jaoks, sest et kui ei oleks Curryt, kui ei oleks Jordanit, siis aga poleks ei maksa, ehk siis Bill Walton isit. Maitse asi. Bill Waltoniga ühe kiitus ütlen, et ta töötas aastaid ka enne oma vanale minekut Blazerisse kommentaatorina. Reklaame tegi super häid. Igatahes siin on ka täitsa nagu Avdi ja seda latti kätte ei saa. Kusjuures aga ma mõtlen, kes seal võiks saada. Praegu ei olegi sukest meest vist. Kusjuures naljakas oli see, et mina teangi teda esialgu ainult kommentaatorina, sest tal olid need lokid siuksed, siis hiljem MVP finaalis. Seal on ikka väga palju what if storiesi ka seal Blazersiga, alates Sam Bowist ja lõpetades Odeni ja teiste meestega. Aga lähme edasi. Ja kusjuures ma mainin... Kirjutage teie siia alla, selle video alla. Kes on Blazersi kapp. Ja lihtsalt mainin isakust ära Marcus Aldridge. Siis Sacramento Kings on pakutud Oscar Robertson ja nüüd siin ma küll vaidleks, sest ma arvan, Oscar oli Cincinnati Kingsi tegija, mitte Sacramento Kingsi. Ma arvan, et keegi ei paneks kokku, et kui sa ütled, kes on ägedam Kings, keegi ütleb Oscar Robertson, ei ütle keegi. Chris Webber või mingi... Kas Webber või siis Kevin Johnson või siis Mike Bibby, ma ei tea, tema mitte. White Chocolate. Kes seal oli
kes seal veel on olnud? Mitch Richmond, aga lühikest aega. DeMarcus Cousins. Mitch Richmond ei olnud nii lühikest aega. No ikkagi. DeMarcus Cousins. Weber sai kõige rohkem. Jaa, aga nad ei saanud midagi. Kaugeid ranne. Keegi ei ole seal midagi saanud. Käisid ju päris kaugel. Kunagi on nad ju finaalis käinud. Ja laajal neil tegelikult särke on. Kuna Kings on nii edutu tiim, siis ma ütleksin, et tõenäoliselt ikkagi enamik jaoks see Kings seostub 2000 alguse tiimiga, mis tõttu ma arvan, Chris Webber on ikka Mr. King. Just, jah. Ja ainuke mees, kes seda oleks saanud üle teha, oli Halliburton, kas ta vahetati ära ja Sabonis ja Fox küll proovis ja pingutas Foxi aru, et see mõttetu üritus läks ära siis, kui ta taipus, et on õige aeg minna ja Sabonis vaene saab nüüd, nagu, ta on nagu Fox, et ta saab 2-aastase viitega aru, et okei, ma olen vist vales kohas. See on nagu pikka kasvu Fox, jah. Aga ütleme nii, et seal on latt on õige madalal, tegelikult on väga lihtne minna sellest üle. Seal on needus nimega Vivek Ranadive, no Spurs, Tim Duncan läheb edasi vist. Ma arvan, siin ei ole mõte. Latt on väga kõrge ja nagu, kaugel. Ta on siuke Jordanlik enam-vähem. Ja, see on Jordan. Kuigi, ongi, et Kawhi oli täitsa okei trajektooril, aga siis läks siis tuli onu ja hakkas mingit lollusi tegema. Aga nüüd, oot. Wemby tegelikult on, trajektoor on tal huvitav. Liiga vara. Aga tal on see latt on veel nii kõrgel. Palju tiitlit võitnud? 5 tiitlit ja mis see 50? Ei, ma arvan, et Wemby saab 4 tiitliga ka kätte isegi. Palju nad 50 võitu neid hooaega tegid? 17 või? Wemby võib ka 3, aga siis tal on vaja tohutult defensive player, tal on MVP-sid, tal on palju asju vaja. Toronto Raptors on pakutud siis Kyle Laurit ja mina arvan, et see tehisaru... No siin on see tiitli jutt, no. Ei, mitte ainult tiitlit, siin on ikka 10 aastat Torontos olemist ja idas pidevalt play-offides esimene, teine round, isegi idafinaal. Muidu oleks Carter. Et kuna ta tekitas DeRozaniga selle kultuuri sinna, siis on jah. Okei, kui ta DeRozaniga koos oli, kumb oli parem mängija, kas Kyle Lauri või DeRozan? Sõltub, mida sa hindad. See on väga hea küsimus Ardo poolt. Aga ma arvan, et enamik ütleks, et Lauri oli selle meeskonna hing. Kumb parem mängija oli? DeRozan, alati. Ei olnud, tegelikult ei olnud. Kui sa vaatad play-offis... Põhihooaja tulemused vedas alati... Põhihooajal DeRozan, aga play-offis oli Lauri sageli parem. Kõik play-offid. Aga nagu Warriorsi vastu pani Lauri ikka päris palju viskeid kotti. Päris palju. No jah, eks selle tiitli tõi ikkagi ka Kawhi Leonard, olgem ausad. Lõpuks me saime teada, et vaata, mis abi oli vaja, et tiitel saada. Marc Gasol, kes kurat on seal... No seal on 6 all-stari lõpuks kokku. Jaa, et Norman Powell sai ka lõpuks Marc Gasol on Memphise kapp ja pidi tulema sinna ja siis pidi tulema veel see Kawhi. No isegi kui te tahate panna sinna Vince Carteri või tahate panna Chris Boshi või siis tahate panna tänasel päeval Scotty Barnesi võib-olla sinna mingi põhjusel, Barnesel on veel natukene aega minna, siis see on latt, mis on suhteliselt madalal siiski, sest... On küll, see Kyle Lauri on nagu, ei ole nagu, lihtsalt seal kurat ei ole valikut nagu, sest et sinna tuli ka Kawhi Leonard 1 poolikuks hooajaks on ja tegi selle tiitli ära ja tõmbas minema sealt, eks ole. Aga niimoodi sa kapiks ei saa. Ja niimoodi kapiks ei saa, on ja siis ülejäänud on kaasasolkujad seal nagu Lauri ei ole päris kaasasolk, ta on 10+ aastat olnud seal. Ja, aga ta oli kaasas siis, kui tiitel saadi, eks. Et päris madal latt on. On, et ma ütlen, et ütleme, Scotty Barnesil on päris okei šanss. Minu silmis, kui oleks Vince Torontos jäänud 1-2 aastaks kauemaks, siis ei oleks küsimust. Ja kui ta ei oleks läinud nii hapul noodil. Natukene vähe, 98 võiti liigasse, ta läks juba 2003 läks minema, ehk siis ta läks päris kiirelt. Ta läks sealt ära niimoodi, et sillad olid põletatud tegelikult. Aga linna armastas. No nii ja naa. See oli nagu Kevin Durant, kui ta läks Oklahomast. Fännide arvates ikkagi. Kõik mäletavad ikkagi teda kui... Vince Carter. Nii, Utah ja on pakutud John Stocktonit ja... Meloniga ainukene, kellega mina arvan, et see on üks klubi, kus ma teeksin erandi. Et see on võimatu panna nagu üks nimi, tegelikult on see 2 nime nagu koos, sest nad lihtsalt on koos Stockton and Malone. Jaa, aga seal on lihtsalt see üks paha halt minek selle klubi jaoks nagu. On see, et Malone pakkis oma sita kokku ja läks tiitli järgi Lakersisse, ehk siis verivaenlase juurde. Sama liigutus nagu Kevin Durant tegi. See oli kõigile nagu Utah Jazzi fännidele paras huulda ammustamine. See oli Malone täitsa lõpus. Aga ei, see ei loe. Sa pakkisid oma jama kokku ja läksid meie kuradi kõige suurema verivaenlase juurde. Et joh, ei ta oleks pidanud minema kuskil Torontosse või?
ei no mängid lõpuni ära, sa tiitlit niikuinii ei saanud enam ja sinust ei ole nad ka enam mitte muffigi. Aga see on ju okei, kui sa tahad oma karjääri täitsa lõpus tahad ja, see ei ole päris õige, see Otto ei ole päris õige, sa tahad ikkagi teenida asju välja selles mõttes, et no, ta oleks teeninud selle Lakerist, ta oli seal põhiviisiklane, ta oli siis kõik puruks olid jaa, aga Stockton on õige, mul ei oleks selle vastu midagi, kui see on paaris, et nad nii-öelda võiksidki olla seal Stockton, Kaldkriips, Malone, mul ei oleks selle vastu midagi, aga Stockton kandis kogu oma karjääri Jazzi särki ja sinna ongi koer maetud. Aga Malone oli MVP. Aga 2 korda. Aga Stockton all-time steals, all-time assist, võimatud püüda. Aga MVP on suurem latt, kui on nagu mängijana individuaalselt tasemes, on raskem saada, kui... Aga kas on raskem saada MVP-ks või neid rekordeid teha? Neid rekordeid ei ületata tõenäoliselt kunagi. See on longevity, aga me räägime siin nagu mänge individuaalselt tasemest. MVP-ks sa pead olema hinnatud NBA mingi top 3 mänge vääriliselt mingil aastal. Okei, kas Karl Malone oleks saanud need tiitlid ilma John Stocktonita? MVP-d? Kas Stockton oleks saanud midagi ilma Karl Maloneita? Me ei tea. Tõenäoliselt oleks saanud. Ei, aga me ei tea seda. See on... Aga mis siin üldse, siin peaks 2 nime olema? 2 nime panna. Aga mul ei ole selle vastu midagi, kui seal on 1 nimi ja see on õige nimi. Mina ei tea, sinna pedofiili toppida nimekirja. Okay. Ja viisakusest... Ma olin nende poolt, kui nad mängisid Pulsiga. No aga siis me ei teadnud, millised luugered seal ka. Utahis me... lapsed kapid. Utahis... Malone on ka Epsteini listis või? Ei ole, selles mõttes, et see käis ta läks radari alt. Utahis hinnatakse sooja sõnaga, kui nad ei saa mitte kunagi nii kõrgele ka Adrian Dantlit, Rudy Goberti ja siis on see Deron Williamsit ka. Aga lähme edasi nüüd viimase klubi... Pete Maravitsi ka. Ja no see on väga ammune aeg. Aga lähme viimase klubi juurde. Ma arvan, Maravits on oluliselt suurem nimi kui mingi Gobert. See Deron Williamsist ka. No ma arvan, kindlasti. Utahis ei olnudki siis ju mingit asja tegelikult. No, see... Ärge minevikku äge. Piit. Aga ta ei olnud, Utahis ei olnud siis ju päris midagi. Mis mõttes? Aga tema on Jazzi, vaata. Okei, lähme edasi. Ja see on väga raske. Ja lõpetuseks on väga raske, et mida sinna panna üldse. Mul on üks mõtte. Washington Wizards on meie viimane tiimi, Washington Bullets oli nad enne siis ja GPD pakkus sinna John Walli ja mul on nagu tegelikult kange tahtmine nõustuda. Mul on kange tahtmine nõustuda John Walli. Ei ole nõus. Ma ei tea, mul on... Sa tahad Westbrooki panna? Ei, ma ei taha Westbrooki panna, ma tahan panna seda, kes... Anseldi või? Jaa, ta sai finals MVP. Ma saan aru, aga ma tean, kõige nõrgem kui finals MVP. Kui sa lähed Washington DC-sse, mitte keegi ei räägi sulle West Anseldist. Kuule, John Walli nad ka keegi ei tea. Räägivad rohkem, sest John siis võib Gilbert Arenas ka olla. Sest John Wall oli lahe. Siis võib Gilbert Arenas ka olla, see oli veel lahedam. Mr. Lowe. Kortat. Police Hammer või? Aga ütleme nii, et... Michael Jordan, kurat. Oli. Okei, ta ei olnud suurt muffigi väärt olla. See on pekkis latt, et ma ütleksin, et Alexander Sarril on täitsa okei nagu lootus kunagi... Ei, oota. Nüüd meil ju hakkavad AD ja Trey Young hakkavad saama neid kappideks. Aga neil on juba natuke hiljem, aga Sarril on... Ei ole, mis asja? Treyl veel ei ole, kui ta teeb... John Wall tegi ikkagi 7-8 head aastat Washingtonis. Aga need tulevad siuksed kapid, kus on augud sees nagu nii. Jaa, aga see John Walli lõpp oli ju katastroof tegelikult. Aga ta ikkagi andis selle tiimile mingisuguse lootuse. Pigem, oota, tema sidekick nagu. Bradley Beal. Jaa. Seal on... Sest tema oli kauem. Tema oli kauem. Tead, mis ongi või? Kannatas kauem. Kannatas kauem. Wall ja Beal on nõrkade meeskondade... Stockton Malone. See on ikkagi prügiliiga Stockton Malone. Ei, no need pärast seda oli lahutus ikkagi. Selles mõttes, et... Kui sa mõtled, et kellel nagu... Kõige nõrgem kapp on, siis Washington on selle tipust. Ei, tegelikult on see niimoodi, et okei, see Anselt on päris nagu okei. Aga kui sa mõtled selle peale, kes on nagu füüsiliselt kannatades selle kõige rohkem välja teinud, see on Bradley Beal tegelikult nagu. Ja tema sai 250 miljonit, ta sai tasutud. Minu jaoks teeb kurvaks see, et ma saan aru, et uued, nagu sa ütlesid, noored frantsiisid nagu, ma ei tea, võtame sama Orlando või Pelicans, et nendel on... Hornet, Charlotte. Aga
Bullets ja Wizards, Vana. nad on meistriks tulnud, neil on pikk ajalugu ja see ikka ei leia kedagi. There is nothing. Lõpetuseks saabki öelda Billi pealt, et agentide kapp on Bradley Billi kapp, see agent, et Selles mõttes ütles see 250 miljonit, et ta sai seda tasustada, aga Drake Claus ka. jaa, aga seal on nagu Ainsana see, liigas. kas sa laseks endale selle raha eest nagu iga päev nagu tilgub vesi sulle, vaata see kõige suurem piinamine. Selle summa eest võib-olla isegi laseks. Ei, ma ei laseks. Ma arvan, 2 tunni pärast ütleks selle ei. summa eest kuradi põlvitakse Erneste peal isegi. Kui kauaks? Jah, aga mitte nii kaua, kui Bradley Beal seal istus. See ununeb ära, 5 aastat ei ole liigas, sul on ikka 200 miljonit alles. See on jõhker. Siin me näemegi, mida kapitalist teeb mehega. Aga see selleks, loodan, et tal oli meelelukas ja kui te meiega ei nõustu, ikkagi kirjutage YouTube'i või meie meili ja pakkuge meile ka teemasid, äkki me teed arutasime siin ka selle nagu teema eel, et äkki peaks tegema kunagi ka parimate managerite mingisuguse saate või mingisuguse nurgalt neid manager avama, sest me näiteks leidsime, et tegelikult on oma argument, näiteks Red Auerbachil the best Boston Celtic of all time, oma argument on Pat Riley'l, oma argument on Sam Prestil. Riley kusjuures 2 klubiga võib-olla. Jaa. No tegelikult on üks oli treener, no jah, okei. See... kell on nii palju, mulle tuleb... Ja samamoodi võib küsida, kas Spurs on rohkem Duncan või rohkem Popovich, eks ole, et aga mina on nagu Popovich Duncan nagu Stockton Malone, sa ei saa neid lahutada. Aga see selleks... Praegu... Ja üks saade, täiesti eraldi saade, kõige aegade halvimad need GM-id. Oi, see saab olema lõbus saade, mul on näid lugusid sellega. Aga praegu aitäh, et vaatasite, kuulasite. Tšau! Tšau!